Järgmisena ma annaks sõna Raivo Kootovile, Coco arhitektuuribüroo asutajale, kes on samuti väga palju hooneid projekteerinud oma karjääri jooksul, sealhulgas ka väga palju tööstushooneid. On ka muidu aktiivne ja muuhulgas ka Muinsuskaitseameti ehitismälestiste eksperdinõukogu liige, nii et on ka muinsuskaitse valdkonnas pädev. Palun. Aitäh. Henri palus mind rääkima tehase uuesti sünnist. Et see on tõsi, et meil büroos on olnud, kuidagi on läinud nii, et neid vanu tehase objekte on tulnud nagu lauale ja nendega me oleme tegelenud ja ma siinkohal räägiks lihtsalt 3 näitest, et võib-olla esimene on tselluloosi ja paberivabriku tselluloosi tseh, mis siis nüüd täpselt 100 aastat tagasi valmis. Erich Jacobi oli arhitekt. Meie alustasime selle majaga nüüdseks juba siis, ma vaatan, 24 aastat tagasi ja 20 aastat tagasi sai ta valmis, ehk siis 2 juubelit. 100 aastat tagasi sai maja valmis ja 20 aastat tagasi sai rekonstruktsioon valmis. Tartu maantee ääres ta asub, olles maamärk juba oma algse mahuga ja ütleme, et see tehas selles mõttes töötas siis 92. aastani ja 92 kuni 2002 ehk siis 10 aastat seisis ta tühjana ja lihtsalt nii nagu Üllar siin rääkis, et osaliselt on nagu maja olemas, et võiks aknad ette panna ja korda teha ja saada Exceli tabel nagu soodsaks, aga küsimus on, et mis sellega teha, et nii nagu on, ruumid on laiad. Antud juhul pole ka võib-olla aknaid väga palju, ja osaliselt isegi nagu näha üldse mitte, et selles mõttes ta seisis on ju 10 aastat tühjana, kuna vabariigi algusaastail oli populaarne metallivarguste teema, siis kõik, mis siin majas nii-öelda metallist oli, see viidi ära ja müüdi maha. Et see konkreetne pilt on siis, kus olid läbi 5 korruse tselluloosi keidutünnid, aga peale nende väljavõtmist siis see ruum jäi selliseks. Siin on lihtsalt pilt nii-öelda tselluloosi või tselluloosi massi lehtritest, mille all olid siis katlad, et ka sellised nii-öelda hästi iseloomulikud elemendid. Ja panin siia 3 pilti, et päris algne küsimus, et mis selle majaga teha. Et meie kogemus on see, et olemasolevate hoonete rekonstrueerimine on pigem kallim 1/3 võrra kui täiesti uus ehitisega ajamine. Ehk siis selge oli see, et selleks, et seda tehast nii-öelda rekonstrueerida ja see maht ka
taaskasutada, et siis oli vaja doonorina juurde uut mahtu, on ju. Ja küsimus oli, et kuidas seda panna, mis sinna panna ja nii nagu eelkõneleja ütles, et noh, põhimõtteliselt muinsuskaitse mõttes oleks oluline see, et see väärtus säiliks, mis seal täpselt sees on, et kas see on hotell või on see korterid või on see büroo või kaubandus, et noh, see on nagu, ei ole nii tähtis, on ju. Ja kokkuvõttes sai sellest majast siis selles mõttes selline multifunktsionaalne maja, et minu partner Andrus Karresaar, kes seal majas korterit omab, ütles, et põhimõtteliselt ta ei peaks sealt majast nagu peaaegu üldse välja minema. Et all on restoran, kus saab süüa, siis on Coco büroo seal, kus saab tööd teha ja siis on korter olemas, kus saab magada, et põhimõtteliselt see toimimine on siis selline multifunktsionaalne, on ju. Ja nagu siit tõesti näha on, et ma hüppan siia 4. korruse plaanile, kus on siis juba korterid, et ruumid on sügavad ja küsimus on, et kuidas teha ruume nii, et kõigil korteritel oleks aknad ja nii edasi. Ja ütleme, et Fale maja selles mõttes oli siis vist esimene Eestis tehtud maja, kus korteritel olid siseaknad ehk nii-öelda ametlikult ei olnud toad, vaid ametlikult olid need abiruumid, et me ei tahtnud nagu teha kortereid või noh, ruume kitsaks, vaid soovisime teha ruumid ikkagi laiad ja tänu sellele siis kogu see magamise pool on paigutatud nii-öelda tahapoole. Ja ütleme, et noh, mis tast siis kokkuvõttes sai, on ju, et kokkuvõttes sai see, et meil on, huvitav, mul ekraanil on teil meilt, okei. Siin väike viibe, et kokkuvõttes sai see, et me võimendasime seda olemasolevat maamärki. Et kui seal Tartu maja otsas juba oli see paekivist nii-öelda koloss, siis me kavandasime sinna 6 korrust peale. Selle 6 korruse puhul on võib-olla huvitav ära märkida seda, et need ei toetu loomulikult olemasolevatele paeseintele, kuna nende kandevõime oli ammendunud, aga nad toetuvad, ma vaatan, võib-olla siit plaani pealt on näiteks kõige paremini näha, et okei, siit hiirt ei näe, jah, vabandust. Ühesõnaga, selles kõrges osas on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olemasolevat posti ja 5 uut posti. Ja kogu see nii-öelda pealeehitus siis nii, siin on väike viibe. Kogu see pealeehitus siis toetub olemasolevatele postidele, mida tugevdati, et valati särk ümber ja tänu sellele siis see ülemine ots kannab, on ju. Ja arhitektuurses mõttes, me kavandasime sellise
väikse ülemineku, et see nii-öelda 9. korrus on väikse tagasiastega ja selle peal on siis see 5-kordne täiendav uus maht, on ju. Ja võib-olla siin selles mõttes on ka hea välja tuua seda, et see hoone on rajatud selle printsiibi järgi, et juurdeehitus. Ja juurdeehitust praegu saab rohkem teha kui 33%, on ju, aga omal ajal oli piiriks see, et sai laiendada kuni 33%. Ja mälestiste puhul ka järgmine näide on võib-olla see printsiip nagu päris hea, et me ei laienda nagu 2 korda suuremaks, vaid see mälestise osa jääb ikkagi piisavalt nähtavale, piisavalt domineerivaks, on ju. Ja lihtsalt mõned pildid siseruumist, on ju, et kuidas neid ruume kasutusele võetud. Et siin on meie endine kontor, kus need samad iseloomulikud betoonist lehtrid on nagu ruumis nähtavad ja selles mõttes ka ära kasutatud, et meil endal oli siin üleval lehtris väike raamatukogu või puhkeruum. Korterites on näiteks saunad, et kui vaja, siis leiab nagu kasutust ka täiesti erisugustele elementidele. Ja siin on siis see näide sellest ruumi laiusest, et see keskmine osa oli meil 33 meetrit lai, on ju, et korterid suurusjärgus 9 meetrit ehk sinna vahele tekkis meil selline suurusjärgus 10 meetri laiune ruum, kuhu me siis panime trepikojad, mis on selles mõttes vajalikud ja osaliselt me kavandasime siis sinna klaaspõrandad, tulekindlad, et oleks nagu selles mõttes visuaalset põnevust ja sellist elanikel nii-öelda oleks põnev, on ju. Lihtsalt üks näide korteri siseruumist, mis sinna tekkida võib, et sellist asja nagu nii-öelda uusagenduses, kus on, ma ei tea, maksimum heal juhul 3 meetrit korteri kõrgus, on ju, et siin antud juhul on, ma arvan, et suurusjärgus 4,5–5 meetrit, et see, mis sinna vanadesse tööstushoonetesse tekkida saab, et see on selles mõttes erakordne, ja selle nii-öelda kasutamine on nagu äge, on ju. Nii, aga nüüd teine näide, et Rotermanni tehase kompleksis Laudsepa töökoda. Selle projekt, ütleme, et Faalemaja oli just valmis saanud ja siis, kuna Rotermanni kvartalis 4 uut maja ehitati Ahtri tänava äärde, aga arendajal oli seal kvartali keskel, on ju, selline 2-kordne tagasihoidlik vana tööstusena, mis ei olnud üldse lai, on ju, et see laius, ma arvan, et siin on isegi pigem on ta 10 meetrit,
olid väärtuslikud nii-öelda sisekuumid, siin mul kahjuks vist pilte ei ole, aga sees on toredad tellisvõlvid ja selles mõttes väärtused, mida hoida, on ju, aga samas oli Kotkemani kvartalis nii-öelda kõrguslikuks ülempiiriks 24 meetrit kõrgust ja praegune suurusjärgus 10 meetrit toone nagu tundus, et seal kvartali keskel äkki jääb nagu liiga tagasihoidlikuks. Et arendaja soovis nagu midagi ägedamat ja linnaruumiliselt andis see ka nagu võimaluse teha nii-öelda midagi uut, mis seda keskkonda nagu rikastaks. Ja siis, siin on meil üks pilt siit tagantpoolt ja ütleme, et jällegi see laiendus kuni 33%, on ju. Et siit lõike pealt on selles mõttes hästi näha, et on need esimese koguse keskne võlv ja siis teistpidi olid veel väiksemad võlvid, on ju. Et väärtused, mida nagu igal juhul hoiaks 10 küünega kinni, et neid mitte lammutada ja samas me soovisime nagu seda kõrgust saada, et seal Kotkemani väljaku aegas hoone maht oleks kõrgem ja siis kui vaadata tööstusarhitektuuri, siis on hästi palju korduvaid elemente, on ju. Ja sellest tuli siis see mõte, et teeme väiksemad ja teeme neid rohkem, on ju. Ehk antud juhul 3 ja ütleme, et alguses oli meil sellist 3 kuusekest ja nad olid mõeldud nagu täiesti klaasist, aga ütleme, et projekteerimine hakkas 2006, on ju, 2008 tuli masu ja siis oli nagu selge, et kas seda nagu üldse ehitatakse, kuna ütleme, et selle rajamine on hästi ebaökonoomne, Excel tõenäoliselt jookseb raskustega kokku ja korra oli mõte, et teeme piltlikult sinna nagu lihtsalt konstruktsiooni õhupallid, et saada sellist teistmoodi ägedust, aga kokkuvõttes nii, ootame järgmist pilti. Oli siis see teema, et seda klaasipinda peaks vähem olema ja klaasi, et kuidas seda teha, on ju, et samas on nagu koht ikkagi äge, et seal praegu on osaliselt vaatad ka vanalinnale, et võiks nagu suuremad need akna või klaasi pinnad olla ja me siis selles mõttes jõudsime kokkuvõttes, algne kontseptsioon 3 kuusekesest säilis, on ju, sekkumine tänu sellele, et oota, ma korra näitan seda pilti. Et põhimõtteliselt läbi selle esimese, teise korruse olemasoleva hoone jookseb meil ainult trepikoda ja lift. Ja kuna need pinnad on siin nii väiksed, siis ka Päästeamet tuli meile selles mõttes vastu, et ei nõudnud 1,20 meetri laiust treppi, vaid siin majas on 900 laiused trepid, mis evakuatsioonitrepina töötavad.
ja põhimõtteliselt jah, et igal korrusel on siis oma büroo, on ju. Et noh, tänapäeval võiks mõelda, et see võib ka stuudiokorter olla, aga tol hetkel olid need bürood. Et jaa. Nii. Palju pilte, mis on tõenäoliselt kõigile tuttavad, aga üks pilt peaks tulema ka seest. Okei, lihtsalt tõenäoliselt sees ei ole palju käinud või võib-olla mitte keegi, et noh, mis need kolmnurksed aknad siis seest ennast kujutavad, et ma arvan, et nad siseruumis on ka täitsa põnevad. Nii, aga, vabandust. Täitsa täis või? Vabandust, okei. Sorry, ma arvan, et 11 on, aga jaa. Kuule, aga siis ma tõmban kokku. Jah.